värske kultuurimajja. Mina olen Maarja Saarine ja juhin tänast õhtut. Setomaa valla spordiaasta tänusündmus toimub juba 4. korda. Tunnustame parimaid ja vapramaid, kes paistsid silma spordisaavutustega 2024. aastal. Esmalt anname sõna Setomaa vallavanemale Raul Kudrele. Nii, 1-1, ma töötab. Ma panin endale natukene spikrit ka kirja, aga mul on ääretult hea meel teid näha, et nii palju teid saalis on. Et kui me teame, et Setomaal on ikkagi peetakse ka auses kultuuri ja Seto kultuur on üle maailma tuntud, siis tegelikult see, et meil ka peetakse au sees sihukest liikumisharrastust ja sporti, siis see teeb mul ka nagu südame nagu meeletult soojaks. Ja sport on see, mis liidab. Ma ütleks nii, et ta liidab erinevaid võistkondi, erinevaid harrastusi. Ta liidab tegelikult ka ju tugitoolisportlasi ja me elame kaasa ühtede samadele võib-olla oma lemmikutele ja räägime seda pärast päevad või nädalad või isegi kuud või meenutame, võtame kätte olümpiaraamatud ja peame sealt ajame näpuga järge, elame kaasa Eesti parimatele ja loomulikult on nagu siis veel nagu suurem rõõm, kui need Eesti või omadele kaasa elada. Et ma olen nagu seda mõelnud, et kui mul oleks nüüd natukene rohkem aega, siis ma oleks ka kindlasti üks suur erinevate spordiüritustel osaleja ja pealtvaataja ja kõike, kuigi annaks seda parandada, aga mulle kindlasti meeldib endale ka nagu kõikidest aladest just osa saada. Ja need, keda me vaatama lähme ja need tipud, need just on need, kes on eeskujuks. Tegelikult spordis mängivad hästi palju rolli sellised traditsioonid. Kas need on kodused, on need koolitraditsioonid, on need piirkondlikud, on need riigi traditsioonid. Et ja kindlasti on teil tuua nagu meeletult näiteid, et kas minu peres on kuskilgi teatud ala harrastatud või on üldse niisugune sportlik või on hästi mitmeid alasi harrastatud, on sellest piirkonnas, võime öelda ka, et kui Setomaal on niisugune, ongi suusatamine, on jalgpall, on korvpall, on orienteerumine, need on niisugused traditsioonid, et ja kui nüüd mõtlema hakata, et kuidas millele need traditsioonid nagu siis tuginevad või millele nad toetuvad. Tegelikult nad toetuvad ikkagi siis ongi perele, nendele treeneritele, sellisele spordisüsteemile, et keegi kuskilgi peab ju neid nagu natukene vedama ja tagant torkima. Ja ma ütleks, et kui ühel hetkel hüpoteetiliselt, kui millinegi treener või kuskilgi ära kaob, siis on väga keerukas ka selle alaga nagu edasi minna. Nii et ma ütleksin, et märgake neid inimesi, kes neid teatud alasi veavad või harrastust veavad ja hoidke neid, tugege neid. Olge ise aktiivsed, et ühel hetkel, kui seda vedajat ei ole, siis võib väga lihtsalt ka see harrastus või see sport kuhugi kaduda. Sport on muutunud ka üheks sihukeseks majandusharuks. See on selge,
et kui maailma suuremaid majandusharusi, et on siin need korvpallid või Ameerika jalgpallid või mida iganes, aga see toob ka, jõuame näiteks siia Setomaale, siis tegelikult see toob ka siia sporditurismi, toob siia tuttavaid, toob võõraid, nad jätavad siia enda mingi, ostavad poes süüa või söövad, majutuvad, käivad ujumas. See tegelikult on niisugune varjatud ka spordi, varjatud turism või sporditurism ja uskuge mind, see on ka nagu tegelikult väga tähtis. Sinna juurde matkamine, need erinevad liikumised ja ärme seda alahindame, see on tegelikult meile ka päris tähtis. Ma kunagi juba siin, ma arvan, et 5 aastat tagasi või lõin kokku, et kuna ma olen rohkem orienteerumisega klubiga nagu tegelenud, siis et lõin kokku, et selle 30 tegevusaasta jooksul, et kui palju võistlusi me oleme nagu korraldanud ja kui palju umbes inimesi on käinud nende võistluste pärast kuskil siin Setomaal siis ja arvutasin nagu turism või Eesti turism ütleb, et üks siseturist on seal, ma ei tea, mitu 7 eurot, ma täpselt ei mäleta, siis ma sain ka päris niisuguse muljetavaldava numbri, et see oli kuskil 1 000 000 krooni või 1 000 000 eurot kuskilgi, et need inimesed on, kes on tulnud mingi teatud asja pärast siia, on tegelikult siia selgelt palju maha jätnud, nii et ma arvan, et me aitame sellega ka tegelikult enda majandust, et me teeme sporti ja korraldame neid üritusi. Loomulikult veel siia juurde võime öelda, et sport on poliitika, on tervis, on kultuur, kõik kokku. Setomaa on tegelikult ju väike ja me ei saa võib-olla nagu maailma mastaapi vaadata, aga siin vallana me oleme püüdnud hoida enda noori nagu tegevuses ja leida siia selliseid siis treenereid, aktiviste, erinevaid harrastajaid ja koondada neid ja anda neile natukene nagu indu, et nagu oleks võimalused mitmekesised, nii mitmekesised, kui saab see olla. Ja ma kokkuvõttes ütleks, et see on meil tegelikult nagu õnnestunud. Kas või see, et täna on saalis palju rahvast ja kui me võtaksime enda elanike arvu ja võrdleme, et kui palju meil mingi üritustel osalejaid on, siis tegelikult me selle suhtarvuga oleksime kuskil ka Tallinnast ees, aga päris nii ei saa võtta, aga ma arvan, et me oleme tegelikult päris tublid. Kui me nüüd rääkisin noortest, aga ülitähtis on ka, et veteranid või ka tavainimesed, mitte veel tööealised inimesed tegelikult ikkagi näitaksid eeskuju ja osaleksid selles, et see on ju eeskuju noortele ja tegelikult ikkagi, kui veel mingi spordivõistlusel ära käid, siis õhtul on hoopis ikka parem tunne küll. Ja see, et motiveerige üksteist ja hõigake, et nii, et naaber tule ka, ma ei tea, kas suusapäevakule või korvpalli vaatama ja kaasa elama või kõndima, siis või ujuma, siis see on nagu ülitähtis. Inimese loomuses on ikkagi nagu ikka üksteisega nagu siis ka
üksteisega võistelda ja see on niisugune spordivõlu, et see, kui me tahame ikkagi paremad olla, kas või siis milleski ja minu meelest sport ongi selle peale siis üles ehitatud, et olla kellegist natuke parem ja see on inimloomuses, et pürgida kuhugi, et mitte kas naabrist parem, aga võib-olla siis maakonnast parim, Eestist parim, maailmas parim ja see on üks kõige paremaid motivaatoreid. Ja kokkuvõttes ma arvan, et me oleme üks õnnelik nagu perekond, või kogukond, et meil on olemas tipud, kelle järgi nagu suunduda. Sinna juurde paneksime siis need treenerid ja taustajõud, lapsevanemad ja ka treeningkohad, võimlad, ujumiskohad, suusarajad, matkarajad. Ja see ongi võib-olla siuke eeldus, et meil ka tulevikus sporti tehakse ja sporti austatakse, nii et hoidkem üksteist, motiveerigem ennast ja enda sõpru ja paneme samamoodi Setomaal edasi. Nii et head sportlikku 25. aastat teile! Aitäh, Raul, väga inspireeriva kõne eest. Anname sõna Sarja Urmasele, Setomaa vallavolikogu esimehele. Nii, aitüma, Maarja, hää Setomaa rahvas, hääd Setomaa sportlased ja kõige tähtsam sporditoetajad. Mis see sport on? Raul luges igasuid asju välja, küll on ta poliitika ja nii edasi. Mina võtaks ühe sõnaga kokku, emotsioon. See on selline emotsioon, et seal on pisaraid. Seal on rõõmupisaraid, seal on kurbuspisaraid. Seal on kadedust, seal on kaasalamist ja nii edasi, nii edasi. Miks ma nii arvan? Ma ei hakka lahkama sellest, et minuka spordil on spordiala või kas minu spordiala üldse on spordiala. Vaid ma toon sellised mõnusad näited viimastest päevadest, kui me Võrumaa arenduskeskusega käisime koos Soomes ja tee mis tahad, jõudsime lahti linna, terve bussitäie emotsioon oli, kus on hüppemägi. Ei olnud seda, kus on järv, kus on mingisugune monument, kus on hüppemägi. Hüppemägi ei nähtud, aga bussis tekkis diskussioon, meenutus suusatamisest, kuulus lahti kurv, kuulus saad kukkumised, kuulsud kaotused, ikkagi emotsioon. Kui ma Rauliga ühes toas olin ja imestasin, et ta iga hommiku tahtis jooksma minna. Esimene hommik võtsin aega 18 minutit. Teine hommik panin 26. Tagasi ütles, et kurjam, et tallad valutavad, aga mul on teised potased kaasas. Et äkki on potaste viga. Ma arvasin küll, et on ikkagi vanusest küsimus, aga leidis põhjenduse. Pole midagi teha, see on tahtejõud. Kui Setomaa eestvedajad Timmo Margus ja Tiit Toots otsisid tennisehalli, siis ma mõtlesin, et kurjam küll, mehed tulid reisile reketit kaasas. Ma ei tea. Ma ei oleks selle peale tulnud. Aga see oli tahe. Ära nad mängisid. Oli emotsioon. Kui me seal salata linnast kõndisime ühest kohast teise, ikka tohutult vahemat, üks kord oli 500 meetrit, teine kord oli 1,6 kilomeetrit. Iga metsa taga oletati või nähti, et mõeldi, et äkki seal on discgolfirada või seal on tervisespordikeskus. Tühja seal oli, mõnes kohas olid ikka ettevõtted ka. Et need kõik on sellised emotsioonid, mida me kanname endaga kaasas
ja te mis tahad, näed, sidusime seeria spordiga, kuigi teemaks oli mahetoit, mis on ka spordi alustalast. Nüüd, kui ma täna, mis siin salata, peaaegu hilinesin siia ja teadmata, mis nimed on nendele tahvlitele kirjutatud, siis ma tabasin mõttelt, et mul on ka 4. kord olla spordi tänuüritusel Setomaa vallas. Kurat, päris sportlane juba, on ju. Aga siit tekkis mul mõte, et tegelikult siin on üks väljakutse noortele ettevõtjatele hoopis. Kujutage nüüd ette, Raul luges neid üritusi, mis on Setomaal toimunud, ütles neid numbreid, aga mis meil puudu on Setomaa sportlastel? Mis te arvate? Kui ma vihjasin ettevõtlusele. Noored ettevõtjad, järgmine aasta siin ettevõtluslaadal ma sooviks näha riiulit, mis on spetsiaalselt toodetud Setomaa sportlastele, kus on välja töötatud medalite pulk, kus on pikendatav tänukirjade rida ja kõrgustesse minev lift. Nii et Setomaa sportlased, edu teile ja kõrgele tõusu. Jätku teile. Kõike head. Tänased tervitussõnad edasi antud. Nüüd kutsun väikeseks vestluseks ja oma spordikarjääri lugu jagama meie oma sportlase. Palun, Annabel Huik, ole hea ja tule lavale. Annabel, palun räägi natuke endast, millega sa hetkel tegeled ja kus kandis sa toimetad? Tervist, mina olen Annabel Huik ja olen võrkpallur, ehk siis ei tegele jalgpalli orienteerumisega korvpalliga, nagu Raul ennist nimetas, mis olid need populaarsed spordialad. Mina siis mängin Eesti ühes tippvõrkpalli võistkonnas Tartu Ülikool Bigbankas. Ja olen võrkpalliga tegelenud ikkagi väga sellist pikemat aega, ikkagi 12-13 vähemalt aastat. Et sealt juured on nagu, võrkpallide juured on ikka päris pikad, kuhu nagu on jõutud ja välja on jõutud isegi nii-öelda Eesti meistritiitliteni, Balti meistrivõistluste medaliteni ja ka isegi Eesti rahvusnaiskonda. Et on võimalik küll väiksest kohast pürgida tippu, kui tahta. Setomaaga seob mul see, et ma olen esimesed eluaastat elanud Luhamaal. Mul vanavanemate kodu on siiamaani seal, iga nädalavahetus käin seal väga teadalt, kui nii palju kui võistluste kõige kõrvalt aega on. Ja ülejäänud nii-öelda koolipõlve veetsin Võrus. Käisin Võru spordikoolis, võrkpallitrenni, sattusin 6. klassis ja praegu elan Tartus, töötan Kõrveküla põhikoolis kehasusõpetajana ja annan lisaks noortele võrkpallitrenne, ehk siis olen ka treener, et tekitan järelkasvu võrkpallile. Sa oled öelnud, et sa soovisid lapsepõlves saada suusatajaks. Mis sind tõmbas selle ala poole ja miks nüüd siis võrkpall? Jaa, suusatajaks saamise soov oli mul tõesti suur. Kuna mul isa on tegelenud, võib öelda, et tipp nii-öelda suusorienteerumisega, siis meil ikka pandi ka väga varakult suusad alla ja see oli üks esimene oskusi, mis peale käimise kohe nii-öelda selgeks sai. Ehk siis minust oli suur võimalus, et ka nii-öelda võrkpallitreeningute vahel tegin võrkpallitrenni ära, läksime suusatama. Takistuseks sai pigem minul tervislik seisund, et mul tol hetkel oli probleeme nii-öelda keskverapõletikaga ja kuna isa teadis, kui suurtel koormustel on vaja trenni teha, et suusatamises tippu jõuda, siis selle ta nagu keelas ära. Et isa ei lähe sinna, ta teab, mis nii-öelda suur töö sellel nii-öelda
suured koormused on, et võib-olla mu tervis ei peaks vastu. Nii et see jäi lihtsalt minu nii-öelda harrastuseks ja siis vahepeal sai nii-öelda koolispordivõistlustel mõnda suusatrenni oma lihtsalt kolitatud, et tee trenni pole tahad. Ma võin võrkpallis ikkagi siin nii-öelda saab ikka piisavalt tugevaks küll. Millised on olnud sinu suurimad väljakutsed sportlasena ja kuidas sa oled neist üle saanud? Ma arvan, et nagu nii igagi teine sportlane siin saalis või kes võib-olla pole jõudnud selleni väga hea, aga on vigastused. Et tahes-tahtmata need vigastused tekivad. Vigastuspausid, kellel kui tõsised, ehk siis minu puhul oli ikkagi nagu sportlast võrkpalluritel enamasti hüppeliigesvigastused või põlvevigastused. Minu puhul hüppeliigesvigastused õnneks väga palju pole olnud, 2-3 tükki vist. Et selles mõttes, et see on nagu selles mõttes on hästi. Et üks kõige valusam oli üle-eelmine aasta äkki, kui ma olin ühes elu parimas tippvormis. Mängisin Balti meistrivõistlustel. Tol hetkel sain Balti liiga parima nurgaründaja tiitli. Tõesti, annab ikka tulla olla siin Balti liiga nii-öelda top 2 nurgaründaja seas. Ja siis järgmisel või järgmisel mängul siis suutsin hüppeliigas nii õnnetult vigastada, et see taastumine võttis ikka väga kaua aega ja sellest alates nii-öelda treeneri usalduse, väljakule võitmise, kõik see on olnud ka väga suur nii-öelda vaimse teekonna virvar. Kuidas suhtud võrkpalli kui meeskonnamängu? Kas meeskonna vaim ja koostöö on sulle olnud alati olulised? Ja, ma ikka olen ikkagi meeldinud alati kõik kas sõpradega koos või midagi teha, et võib-olla ka see on üks põhjus, miks minust võib-olla ikka ei oleks head suusatajat saanud, et mul ikka ei meeldi kuskil üksi väga joosta või teha, et see võistkonnasport on ikkagi just see, kus kõik peavad olema võistkonnas võrdselt head ja tipus, et jõuda kõrgele, aga samas ka nad võistkonnakaaslased saavad aidata ka rasketest olukordadest üle saada. Ehk siis, kui kellelgi on raske hetk, siis tuleb võistkonnakaaslane toetab, kellelgi vaja sundida natukene jälle togid taga, et ka selle hooaja põhjal ütlen, et kui mul peab noorte trenne vahepeal andma ja võistkond teeb koos jõusalitrenni, siis mina pean seda tihtipeale vahepeal tegema seda üksinda. Peale oma pikka tööpäeva lähen üksinda tegema, et kui ikka vaadata seda rasket kava enne, mõtled, et oi, kui lõpus oleks teistega koos teha, et palju lihtsam, et just siis tulebki just meelde, et miks võistkonnaala on just see, mida teha, et me saame alati toetada, loota ja see tiimihing on just see, mis on põhimõtteliselt mul on Tartus teine perekond, kelle saab alati usaldada, kindel olla, et see on see, miks ma seda teen ka. Spordis seatakse ikka endale eesmärke. Millised on tänased sinu eesmärgid? Kuhu sa soovid jõuda? Soov oleks ikkagi jõuda ikkagi samamoodi nagu praegu juba enam-vähem juba jõudnud olen, et üks Eesti nii-öelda suht kõrgele ikkagi nii-öelda nurgaründajate maailma. Ehk siis jõuda tagasi võib-olla isegi jälle sinna koondise piirini. Et võrkpallis öeldakse, et ma olen natuke lühike veel. Et ma kahjuks vist ei kasva, et ma võin rippuda palju tahamist, aga 180 centimeetrit vist, täis vist veel ei tule, et siis peab natuke nende teiste nii-öelda oskustega seda korvama, et ma arvan, see kõik on tehtav jälle tagasi, lihtsalt jälle vaeva näha ja kindlasti uskudes endasse, et siis on tehtav. Kuidas sa igapäevaselt sporti ja muid toimetusi tasakaalus hoiad? See on ikkagi üks ilmatu määratu ikkagi aja planeerimine. Et kui praegu on mul nii-öelda täiskohaga töö, lisaks veel 0,75 treeneritööd, lisaks veel nii-öelda tippsportlane olla, et see on ikkagi väga väljakutsuv, et ongi, et hommikul kell 7:30 lähed kodust välja ja õhtul vahepeal kell 9 juurde tagasi. Et praegu selline elu see selline on, et kui ma veel ülikoolis käisin ja veel lisaks oli ülikooli aeg ka veel juures, siis vahepeal oli nädalavahetusel ette, et ma pidin olema noortega võistlustel, ülikooli tunnid ja ise ka mängu. Et
noh, siis tekkiski olukord, kuidas ma saan olla 3 kohas korraga. Et siis pidi natuke mõtlema, et kas mingid ülikooli asju ette teha või leidis sõber, treener aitas välja nii-öelda võistlustel, et see natuke nõudis ka nii-öelda ühest kohast teise jooksmist natuke teeneid sisse, et aga no enda võistkonna nii-öelda arvelt ei saa ka nagu väga ohverdada, sest et nemad ju arvestavad minuga, et see oleks nagu võistkonna alt vedamine natuke, et selles mõttes võistkond natuke ikkagi enne kõike. Kas sa oled mõelnud, et kui sa poleks spordi juurde jõudnud, et mis sa täna siis teeksid? See on hea küsimus. Ma olen alati terve elu olnud spordi sees. Noorest saati ma olen tegelenud kõikide spordialadega, nii et ma ei ole trennis nii-öelda kõikjal käinud, aga küll ma olen kõiki kergejõustikualasid koolinoortes võistelnud, jooksnud, isegi maakonna meister golfis, et selles suhtes, et see spordialade valik, mis ma nagu niisama ise olen nagu harrastanud, on suur, et ma nagu praegu nagu väga raske näha, et ma ei teeks midagi sporti. Aga eks ma ikkagi vast liiguks, oleks võib-olla matemaatikas midagi teeks või siis oleks nii-öelda kuskil mingi aktiivses töökohas, muidu vist muud ei oskaks näha. Aga kas on tulnud ka ette hetki, kus sa oled mõelnud, et aitab spordist, et liigun edasi või lihtsalt oled vahetanud alasid sellel hetkel või proovinud midagi uut? Alasid ma ei ole vahetanud, ma olen ikkagi, kui ma võrkpalli valisin, ma olengi jäänud võrkpallile truuks. Teised on lihtsalt olnud kõrvalhobid, millega mul lihtsalt meeldib oma nii-öelda vaba aega veeta. Ka nagu meie, nagu ka teised meil kaasvõrkpallurid nimetavad, et võrkpall, seda nimetatakse küll tippspordiks, aga meie jaoks on ikkagi see nii-öelda suur hobi, mida me lihtsalt teeme, sest meile meeldib see. Et võrreldes meeskondadega meie ju ei saa palka. Et selles suhtes me teeme kõik selle jaoks, et meile meeldib see ja teeme seda kõik emotsioonide pärast. Et nii kaua, kui meile seda meeldib, nii kaua me seda teeme, et sinna ta on nagu aina jäänud. Panustad oma aega Luhamaale, kas või kuna võiksid sa aastaringselt elada Setomaal? Ja, see on väga hea küsimus. Luhamaal ma tõesti panustan, isegi ka siis, kui ma ei ela ei Luhamaal ega ka isegi enam Võrus, siis iga nädalavahetus ikkagi üritan siin käia, kui on mingid Luhamaaga seotud mingid külaseltsi üritused, matkad, talgud, ükskõik mis, kus kellegi abi vaja on, et seal ma ikkagi olen alati kaasatud olnud. Ma mõtted on alati ikkagi selle kodukoha ikkagi arendamisel ja plaan ikkagi lõppude lõpuks jõuda ikkagi tagasi Luhamaale, et see on ikkagi suur soov ja unistus, kuhu lõpuks nagu jõuda, kui kõigest on Viljandi ja kuhu nüüd lõpuks tagasi ära põgeneda. Enne kui ma sind veel lava pealt ära lasen, siis on üks huvitav küsimus veel minu poolt, et oled olnud Noorsootska, kui ma ei eksi, siis oli aasta 2017. Ja tõsi. Kas sind võib näha ka ühel hetkel Ülemsootska Pakulastupas? See on väga hea. Seda on küsitud. Ei ole ainuke, ei ole esimene. Ma arvan, et kui millalgi tuleb tunne ja nii on ette nähtud, siis miks mitte. Aga selleks peab juba siin Luhamaal olema. Ja lisaks sellele, et kui ma siin Luhamaast me rääkisime, siis Luhamaal on kindlasti kutsun teid kõiki ka Luhamaale. Meil on uus külamaja, Ritsumaja ja kindlasti kutsun teid, kui siin spordirahvast 1. juunil jooksma 3. piirijooksu. Et siis mida me kõik selle kõik koos aitame korraldada, et saate kindlasti sellise unustamatu võimaluse osaliseks, et joosta piiriäärtidi, et see on minusugusele sportlasegi piisavalt raske jooksjad üles-allased joosta, et ei ole meil need piirid nii sirged midagi. Aitäh sulle, Annabel, lasen sul nüüd lavalt lahkuda.
aplaus. Sellise inspireeriva jutu jätkuks on hea alustada tunnustamisega. Palun tunnustusi üle andma Rauli ja Urmase. Me alustame kooli sportlaste tunnustamisega. Aasta 2024 parimad kooli sportlased on Rem Solnikov, parim koolisportlane Ako Raal, parim koolisportlane Helen Hunt, parim koolisportlane Laur Laanetu, parim koolisportlane Käti Kudre, parim koolisportlane Kirke Keer, parim koolisportlane aastal 2024 on veel Mireli Kodala. Jätkame spordielu eestvedajate tunnustamisega. Kogukonna spordielu eestvedaja on Anneli Huik, parim kogukonna spordielu eestvedaja Jaanika Teervalt, Jaanika, üks kiire küsimus ka palun. Sina kui spordiinimene ja kui ka kultuuriinimene, mis on sinu parim aeg Seto rahvariiete selga panemisel?
kui ma olen pidanud seda tegema 3 korda päevas, siis ma ei oskagi öelda, võib-olla 15 minutit. Ma arvan, et see on väga hea aeg peaga koos. Magan ka. Aitäh! Soovime tänada Setomaa valla spordielu toetajaid. Aitäh sulle, Setomaa valla spordielu toetaja, Setomaa puhkekeskus. Aitäh sulle, Setomaa valla spordielu toetaja, Coop Põlva. Nad teenivad raha. Tahtsin just öelda, üks katse on veel. Aitäh sulle, Setomaa valla spordielu toetaja, aktsiaselts Värska Originaal. Meil on nii palju raha, et ma tean, et ei pea teenima kõige. Ja nüüd teeme tunnustamisele väikse pausi ja jätkame väikese muusikalise vahepalaga.
ja õpetaja Edvin. Setomaa suusahalli hooaja viimane etapp toimus 4. märtsil Värska terviserajal. 5 etapi peale kokku sai tulemuse kirja 138 suusatajat. Siinkohal tunnustame neist parimaid, kes läbisid vähemalt 4 etappi 5. Palun, Raul, Jaur. Anname üle tänukirja. Vanuseklass naised 8. Kelly Tuik. Vanuseklass mehed 8. Steven Alamäe. Tean, et Steven on haige. Vanuseklass naised 10. Emily Linnus. Vanuseklass mehed 10. Gregor Sult. Vanuseklass mehed 12. Rico Kõdala. Vanuseklass naised 12. Annabel Kõiv. Vanuseklass naised 14. Helen Hunt. Vanuseklass mehed 14. Ats Välek Madaloja. Vanuseklass naised 16. Käti Kudre. Vanuseklass naised 21. Emily Raudkepp. Vanuseklass mehed 21. Laur Laanetu. Vanuseklass naised veteranid 2. Ingrid Kala. Urmas, ole nüüd valmis. Vanuseklass mehed veteranid 2.
Raul Kudre. Pilti ka või? Ega neid karikaid veteranide klassis enam tihti ei tulegi. Kaks pilti, jah, mõlemad. Ja nüüd anda veel üks karikas. Vanuseklass, mehed, veteranid, 3. Kolmas. Einar Raudkepp. Kas veteranid 3 esiteks ei saa või? Mis teeb meeskonna tõeliselt tugevaks? Kas see on tugev liider? Kes teab, kuidas kõiki suunata? Või on see kõigi liikmete ühiselt antav panus? Mis viib eesmärkideni? Mõnikord on edu saavutamiseks vaja rohkem kui lihtsalt mänguoskusi. See on usaldus, pühendumus ja usk, et koos suudame rohkem. Tunnustame aasta võistkondi. Aasta koolispordivõistkond. Stefan Mattias Nestra, Rasmus Uivo, Kevin Kõdala ja Andre Krost. Aplausi teile. Võrd sulgedega ehti, kui on tagasi. See on treeningkava, ühel jalal seis. Palju õnne, poisid! Aasta harrastusvõistkond. Jaanus Salm, Peep Narusberg, Ago Raal, Ene Palu ja Mirjam Remmernas. Minu meelest ei öeldud äkki, et malevõistkond käis ka väljas siin Eestimaa mängudel ja väga tublid. Aplausi. Aasta motospordivõistkond. Metsaluk Racing Team. Koosseisus Arno Metsaluik ja Märtin Liivaoja.
saavad Raul ja Urmas taas kord puhata. Kuulutame veel välja silmapaistvad spordikohtunikud, kes küll täna meie juures viibida ei saa, aga väärivad kindlasti suurt aplausi. Aasta spordikohtunikud on Andris Morodin ja Kaupo Põld. Kutsume lavale meeskonna, kes on võtnud osa olümpiast ja käib kultuurimajas igal neljapäeval proovi tegemas. Aitäh! Siin ilmselt vajaks täpsustamist, et tegemist oli siiski tantsuolümpiaga. Jätkame tunnustused ka. Palun Raul ja Urmas. Aasta parim noor pallimängija Kaidi Järveveer. Veel üks aasta parim pallimängija Stefan Mattias Nestra. Aasta parim pallimängija Tõnis Kase. Aasta
parim pallimängija Annabel Huik. Aasta rattasportlane Ove Lilma. Tunnustuse vist võtab üle ema. Jätkame veteranide tunnustusega, kes ikka meie noori sportlasi innustavad. Aktiivne spordiveteran Jaan Olesk. Jaan oli sellise näoga, tahtis midagi öelda. No kuna ma tõesti olen kõige vanem, siis ma ütlen suur tänu meie valla rajameistrile Rein Saitsevile, kui hea on alati tulla, soovitan kõigil tulla sinna staadionile ja kui mõnus on seal suusatada. Samuti on alati seal kaasas meie juht ja tubli vallavanem Raul. Aktiivne spordiveteran Rein Toomas. Rein, enne kui ma sind kohale lasen, üks küsimus. Rein. Kas seenelkäik on pigem orienteerumine või tõstmine? Kuidas võtta? Tegelikult ta on hobi, aga hobi eest makstakse ka, et see võib käia. Aitäh! Setomaa valla mees veteran Ain Fjodorov. Setomaa valla naisveteran Ingrid Kala. Tänavu on meil suur rõõm tunnustada neid, kes oma igapäevaliikumisaktiivsusega paistavad silma, andes neile kõigile eeskuju. Olgu tegu vihmas, päikeses või lumes, iga samm loeb. Me kutsume nad korraga ette, sest legendid räägivad, et nad käivad alati koos. Aasta käijad, Eha Kütt ja Pilvi Suure. Jumal kusagil käima peab. Soovime anda üle 2 eriauhinda. Sellel talvel loodi Setomaa vallas kõigile talisupluse huvilistele imeline võimalus, pakkudes mitte ainult külma vee värskendavat mõju, vaid ka ühtekuuluvustunnet. Eriauhind talisupluse edendamise eest Ahti Karijõgi.
auhind talisuhtluse edendamise eest Kairi Ustav. Kairi, üks hetk palun. Ka mul on sulle üks küsimus. Kui sul on valida kas suitsusaun või värskas spa saunamaailm? Värskas saunamaailm või suitsusaun? Jah. Suitsusaun hea auguga. Aitäh! Aitäh, Raul ja Urmas! Oleme juba üksjagu tunnustusi üle andnud, aga et natukene veel pinget kruvida, kutsun lavale 2 algajat mustkunstnikku, kes on avastanud endas uue ande. Palun julgustada neid aplausiga. Kuidas hästi läheb? Läheb. Täna oli nii ilus kevadine ilm hommikul, et mõtlesin, et ma olen ka siis samasugune, aga nüüd korra väljas käides, siis vist ei ole päris õige riietus tänaseks. Koju on vist külm, et minna. Ei tee pikka juttu siia rohkem, et laulan paar lugu teile, et oleks pinget ja natukene enne, kui siin suuremaid sportlasi veel tunnustatakse. Meil vanne antud leping sõlmitud, ai otsad lahti päästetud. Me palas pardal purjed heisatu, mööhoitu pööratu. Näatris silma piiri sisse läheb, ka viime kodutorni tipp. Nii lapse põlv meist randa maha jääb ja algabki mehed. Kas mõistad, kallis, kõik meil uus on ees? Nüüd vihmas tuules päikse lõõsa sees. Meiu hing ja meel sellel teel kuuluvad vaid teine teisele. Kui raiub päevani ees avavus, ükskõik las laetud rajust see. Me unistused riskid ühised, ka laite keeristes. Kas mõistad, kallis, kõik meil uus on need? Päikse lõõsa sees, meiu hing ja meel sellel teel kuuluvad vaid teine teisele. Sul sooli ots, mul tüür on peos, siht ühine meid kokku seob. Üks on alus meil kesktuuline, kus ainsana meil hoidmas teineteist. Kas mõistad, kallis, kõik meil uus on ees? Siin
püüdmas tuules päikse lõõsa sees. Me ihuhing ja meel sellel teel kuuluvad vaid teine teisele. Me ihuhing ja meel sellel teel kuuluvad vaid teine teisele. Nagu spordiski tuleb hästi palju kõigepealt kodus üksinda tööd teha või siis kuskil treeningsaalis, et enne kui kuskil üldse saab avalikult minna. Sellepärast muusika ja sport käivadki alati käsikäes igal üritusel. Vaiksel ööl tead, mis moodi lööb. Udukell su laevaninas paigal püsib aeg. Tuule vaikne ööl süda kiirelt lööb. Oodanud sind olen kaua, veidi jäänud veel. Sulle tahan hüüda juba veel ja veel ja veel. Tuule suund on noor, nüüd on minu kord. Teha tormi sinu südames. Tuule vaikne öö, udukell vaid lööb. Käed, mis tahtsid rooliratast, tahavad nüüd sind. Tume silmapiir lahku meid kord viis. Sina otsid valget purje, mina otsin maad. Sulle tahan hüüda juba veel ja veel ja veel. Tuule suund on noor, nüüd on minu kord. Teha tormi sinu südames. Sulle tahan hüüda juba veel ja veel ja veel. Tuule suund on noor, nüüd on minu kord. Teha tormi sinu südames. Järgmine lugu on pühendatud kõigile, kes seal tagumistes ridades istuvad. Vaid tagareas on pilgud kuuma, vaid tagareas. Vaid tagareas kardad ütlemiste tuuma, kahekesi kiirelt heidate nad välja oma peast liiga kaua. Ei ole hoolinud liiga kaua, ei ole soovinud liiga kaua. Koos me istuda seal kauges tagapeas. Vaid tagapeas ei tunne aega vaid tagapeas. Vaid tagapeas, kas saame siin muutud laeva. Lärgi hoidke kaelas, las seal alla hoiku peast liiga kaua.
ei ole hoolinud liiga kaua. Ei ole soovinud liiga kaua, koos me istuda seal kauges tagareas. Ja me ei tunne enam teineteist varju une peab, mitte võõrad küll, kuid tuttavad veel ainult. Ja me hingede on plekid nagu tekid vooli peal ja vaikvad tooli kinosaalis võib meil päästa tagareal. Liiga kaua ei ole hoolinud liiga kaua. Ei ole soovinud liiga kaua, koos me istuda seal kauges tagareas. Liiga kaua ei ole soovinud liiga kaua. Ei ole hoolinud liiga kaua, koos me istuda seal kauges tagareas. Koos me istuda seal kauges tagareas. Ja kuna on ikkagi spordimeeste au, spordimeeste päev, siis järgmist lugu, ma arvan, et alates kolmandast refräänist võiksite kõik juba osata seda kaasa laulda, et oleme ikkagi spordimehelikud. Kui ma ükskord ketast heitsin, oli mul nii võimas hoov, et ta alles öösel leidsin ja siis kuu peal võllaroo. Mina viskasin kord oda, mida otsin siiani, olla Lätis nähtud toda, oli lennad Riiani. Olgu õhus maa peal vees, kõigil annab teha sporti, spordimees on õige mees, mis siis muud kui asustarti. On lihtne refrään. Ma ei säästa jooksuringi, olen nõnda kobe mees, et ma teistest 4 ringi staadionil olen ees. Kuigi hoobelda ei taha, kiire olen minagi, jätan joostes selja taha iseenda ninagi. Olgu õhus maa peal vees, kõigil annab teha sporti, spordimees on õige mees, mis siis muud kui asustarti. Olgu õhus maa peal vees, kõigil annab teha sporti, spordimees on õige mees, mis siis muud kui asustarti. Järgmist refrääni tahaks juba kuulda teie suust ka. Raske jõustik sobib mulle, pole mingit vaevagi. Õhku tõusan, võtan sülle, madrustega laevagi. Aga maadlusmatil mina olen päris asja ees. Seljatasin sekundiga, ühe käega 4 mees. Ja olgu õhus maa peal vees, kõikjal annab teha sporti, spordimees on õige mees, mis siis muud kui asustarti. Olgu õhus maa peal vees, kõikjal annab teha sporti, spordimees on õige mees, mis siis muud kui asustarti. Juba natukene kuulsin, saate paremini. Kaugus hüppes minust pole, parem mitte ükski tont. Hüppaksin veel kaugemale, aga vastu tuleb horisont. Olgu õhus maa peal vees, kõikjal annab teha sporti, spordimees on õige mees, mis muud kui asustarti. Olgu õhus maa peal vees, kõikjal annab teha sporti, spordimees on õige mees, mis muud kui asustarti.
sporti, olgu õhus maa peal vees, kõik rannad teevad sporti, spordimees on õige mees, kus muud kui aasu starti, õhus maa peal vees, kõik rannad teevad sporti, spordimees on õige mees, kus muud kui aasu starti. suurepärase vahepala eest. Loodan, et igaüks leidis siit mõne loo, mille saatel treenida. Nüüd on aeg välja kuulutada aasta sportlased. Nemad küll meiega saalis ei saa olla, kuid saatsid meile tervitusvideo. Setomaa valla noor sportlane. Juunioride MM-i esimene koht. U23 vanuseklassi MM-i 5. koht. 5 Eesti meistrivõistluste medalit orienteerumises. Timo Kudre. Aitäh selle noorsportlase tunnustuse eest, on au. Mul on ka küsimus, et mida ootan siis meesteklassidest ja tulevikust ja mida ma teen selle jaoks. Alustan vist tagantpoolt, et ma olen valinud Rootsi, Põhja-Rootsi, Üümiasse ja õpin siin ülikoolis ja siin on väga head siis võimalused suusa orienteerumiseks, et just see oli üks põhjuseid, miks siia kolisin. Ja eesmärgid, kindlasti sellel aastal tuleb MM, mis on Jaapanis, on eriline, et nii kaugel ilmselt kunagi enam ei võistle. Ja kindlasti on oluline ka U23 MM ja MK, et loodan seal kõrgete kohtade eest võidella. Aga minu poolt head õhtut ja näeme juba suusarajal või metsarajal või äkki Kuningriigis. Tšau! Setomaa valla naissportlane. Suusa orienteerumise maailmakarika etapil 1. koht ja 3. koht. Kokku MK-sarja 3. koht. Maailma edetabelis 3. koht. Maailma meistrivõistlustel 2 korda 6. koht. Daisy Kudre-Schneider. Tere kõigile, mina olen Daisy ja ma sooviksin öelda suur aitäh selle tunnustuse eest olla Setomaa valla sportlane aastal 2024. Kahjuks ei saa ma ise tunnustusüritusel osaleda, sest et nagu te ka taustast näete, ei ole praegu hetkel Eestis, aga sellegipoolest tahan ma vastata sellele intervjuu küsimusele, et mis mul küsiti. Et mida on sport või suusorienteerumine mulle elus andnud. Ja sellele küsimusele ei olnud üldse nii lihtne vastata, sest et ma olen tegelikult elus väiksest saadik nii palju spordiga tegelenud, et ma lausa ei oskagi mõelda, milline ma inimesena oleks, kui ma sporti ei teeks. Aga mida see mulle kindlasti on andnud, on esiteks tugev ja terve keha ja hea enesetunne, mis mind väga palju siis aitab ka väljaspool sporti. Teiseks, kindlasti palju ka järjepidevust ja kannatlikkust, et kuidas hoida motivatsioon ja järjepidevust üleval võib-olla nendel aastatel, kui spordiga ja võistlemine ei ole läinud nii hästi ja et see tõesti tasub ära siis ikkagi motivatsiooni hoida, et ka nendeks aastateks, kui siis lõpuks hakkab hästi minema.
Kolmandaks on andnud mulle ka väga palju uusi tuttavaid ja häid sõpru, kellega ühiseid hobisid ja hetki jagada nii Eestis kui ka välismaal. Ja võib-olla suusaorienteerumise puhul eriti, kuna see on ala, mis nõuab palju sellist füüsilist ja vaimset pingutust ühe korraga, olen ma kogenud palju emotsioone, nii positiivseid kui ka pettumusi ja õppinud sellest, et kuidas siis pettumustega näiteks toime tulla ja kuidas isegi keset võistlust, kui ei lähe kõik nii ideaalselt, kui ma oleksin lootnud, et tasub ikkagi ka siis motivatsiooni lävel hoida, kuna lõpuks võib tegelikult tulemus ikkagi tulla päris hea, hoolimata sellest tagasilöögist. Aga kõik see ja kõik need head tulemused spordis ei oleks olnud võimalik ilma hea keskkonna toetuseta. Ja seetõttu ma tahangi öelda suur aitäh oma perele ja ka Setomaa vallale, kus ma siis olen üles kasvanud ja elanud, kus mul on tõesti olnud väga head tingimused ja võimalused ja väga toetav keskkond spordiga alustamiseks ja spordi tegemiseks. Nii et aitäh kõigile ja head ka õhtu jätku. Ja ongi jäänud välja kuulutada veel Setomaa valla meessportlane. Juunioride MM-i 3 korda esimene koht. Täiskasvanute MK-sarja 2 korral 14. koht. U23 MM-i 2. koht. 3 korda Eesti meistrite medalit orienteerumises. Olle Ilmar Jaama. Tänan väga tunnustuse eest. Teiega siin koos viibida ei saa, kui ma olen Rootsis talves, otsime viimaseid suusakilomeetreid ja treeningtunde. Aga Rauli küsimusele, et kas suusatamist või suusaorienteerimist on maailmatasemel ka Eestis teha, ütleks, et kindlasti saab, aga just sellistel talvedel nagu möödunud aasta oli siis treeninglaagrite maht, mis sa pead nii-enda välismaal päris talves siis tegema päris suur, et kodumaal olles lihtsalt neid suusakilomeetreid jääb natuke väheks, aga kindlasti saab ja usun, et siit Värskast võib veel nii mõnigi maailma tipp ka veel sirguda. Ahoi! Palju õnne veel kord kõigile. Tänan, et olite sel õhtul meiega. Kõigil tänukirja saajatel palun koguneda ühisele pildile. Ootame kõiki väiksesse saali suupisteid nautima. Suupiste laua kantis meile valge ristik, mõnusat ja sooja kevadet. Jätke meelde, et pilt on üks mees, kui ma autos.
Prantsusmaa